Minu nimi on Roland Sillutta ja täna räägime natuke Lorenzi uuest 3D struktuursonarist. Siin on see struktuursonari pilt on ilusti kuvatud siia ja nüüd natuke räägime lähemalt, et mis siin ekraani peal meil ilusti näha on. Põhimõtteliselt, kuna tegemist on puututundliku ekraaniga seadmega, siis me saame seda sonari pilti liigutada igatepidi, kuidas me soovime. Ja vaadata näiteks pealt poolt nagu klassikalist struktuursonarit või siis liigutada külje peale, kus me näeme natuke rohkem struktuure ka ja oskame hinnata nende kõrgust merepõhjas või veekogu põhjas. Nii, meil on näha siin ekraani peal paat ja meil on näha nüüd ka täpselt see nurk siin paadi ahtrist jookseb siis merepõhja. Me näeme täpselt seda nurka, kui suure nurga all see andur hetkel siis merepõhja skaneerib. Mõlemal pool paati on sükke säbru. See on häiring, mis tuleneb siis meie liikumisest ja propelleri tööst, sellepärast, et see sonar töötab kõige paremini ikkagi siis, kui paat liigub. See andur liigub siis vee suhtes. Kui nüüd vaadata siia paremale poole, mis me siin menüüs näeme, me näeme praegu, et ulatus mõlemale poole on 37 meetrit. See on automaatse seadistuse peal. Kontrast on 70%. Paleti oleme valinud sükese sinise, hele sinise poolse struktuur 3D sonar on aktiveeritud ja algallikas, kus ta siis seda informatsiooni võtab, on siis see vastu 3D black box või nimetatud siis 3D andmed. Lisaks sellele on siin edasi jõudnute menüü, kus me saame siis vastavalt reguleerida pinna selgust, me saame mürasummutust võtta maha või siis teda mitte maha võtta. Kui meil on andur paigaldatud näiteks paadi põhja alla, niimoodi, et vasak ja parem pool tuleb ringi pista, siis seda me saame siin vastava selle nupuga teha. Me saame vasaku ja parema poole ümber lülitada. Ja täpselt samamoodi tulevikus me saame seda sonari logiga siis salvestada. Ja siis ekraani vasakus üleval nurgas me näeme siis hetkel, palju meil kiilu all sügavust on ja ka veetemperatuuri, mis siis see informatsioon pärineb siis kõik sellest 3D andurist. Kohe me peaksime nägema seda, kus sügavus hakkab järsult kukkuma, et sügavuse järsud muutused on struktuur 3D sonariga väga hästi jälgitavad. Me peaksime siit 12 meetri pealt sügavus kukkuma 20-25 meetri peal. Selliste struktuuride leidmine on kalamehele väga oluline ja reeglina ka selliste kohtade peal on ka võimalus kala püüda. Tausta pealt näha, kuidas see sügavus on siin 10 meetri pealt 20 meetri peal. See vahe on kõik
kenasti näha. Kõige parema pildi või selle vaatekvaliteedi saab siis, kui meil paadi kiirus ei ole suur. See kiirus on kuskil 5-6 kilomeetrit tunnis, et siis see pildi kvaliteet on kõige parem ja struktuurid kõige paremini jälgitavad.